Mina olen sulgpallitreener Rainer Kaljumäe ja kuivõrd isolatsioon on jälle meieni jõudnud, siis tekkis mul idee luua sellised videod, et ühest küljest lahutada teie meelt, tekitada võib-olla treenerites mõningat motivatsiooni ja korrata üle sellised sulgpalli põhilöögid ja mis oleksid need kõige paremad harjutused, kuidas neid saaks lihvida. Ma loodan, et teile need videod meeldivad ja eks ma proovin kogu aeg selle produtseerimisega siin nii-öelda nagu sammu edasi astuda ja seda kogu aeg parendada. Ja selles osas me käsitleme võrgurullide sellist biomehaanikat, kus ma annan enda selliseid mõtteid ja ideid, mis need oleksid kõige olulisemad asjad, millele tähelepanu juhtida ja et teil oleks võimalik hästi oma õpilastele võrgurullid selgeks teha. Võrgurullid jagunevad meil põhimõtteliselt sellisteks, kus meil reketi pea liigub kas paremalt vasakule või vasakult paremale, kas meil on tagantkehoie või meil on eeskehoie. Ja vastavalt sellele me siis anname kas palli pöörlemisele hoogu juurde, mis on siis nagu spinrullid või meie reketi pea liigub palli pöörlemisele vastupidises suunas. Kõigepealt vaatame siis üle paremakäeliste spinrullid. Ehk siis selleks, et paremakäeline saaks pallile hoogu juurde anda, teadupoolest pall tuleb siis meie poole pööreldes päripäeva. Selleks peab paremakäelise reketi pea liikuma paremalt vasakule. Ja selle jaoks on kaks rulli. Esiteks on meil tagantkerull, reketi pea liigub paremalt vasakule ja eeskerull, kus reketi pea liigub paremalt vasakule. Esimesena me vaatame siis paremakäelise tagantkerulli, kus reketi pea liigub paremalt vasakule. Esiteks rullide puhul kõige olulisem on see lõtvus käe ja reketi vahel. Mida algajam on mängija, seda rohkem tuleks rõhutada seda, et need sõrmed peavad olema hästi-hästi lõdvad, et natukene forsseerida üle seda lõtvust. Kui mängija on juba rohkem edasi jõudnud, siis iga mängija peab leidma ise selle õige nii-öelda siis lõtvuse või õige pinge käe ja reketi vahel. Sest selge on see, et tuleks vältida sellist pliiatslikku hoiet päris, kus reket on tõesti nagu väga-väga lõdva, kuid peab leidma selle õige nagu nii-öelda pinge, aga teisest küljest jällegi peaks vältima ka liiga pinges sõrmi. See on esimene asi, selline õige pinge leidmine sõrmede ja reketi käepideme vahel. Teine tähelepanek, mis on oluline, on see, et rulle võiks päris palju lüüa ikkagi kasutades oma õlga, kasutades oma tervet kätt selleks, et kui tulla tagant suure hooga peale kõrges tempos mängus, kus me tegelikult ju tahame neid rulle hästi teha, siis meil on parem kontroll palli üle, kui me kasutame oma kogu keha, õlga ja kogu kätt. Kui me teeme asju liiga palju randmest, siis võib juhtuda, et see stabiilsus selle löögi puhul on väga kehva. Ja hoie, siis kui me räägime nüüd tagantke rullide puhul, jällegi see on selline natukene igaühe enda otsimise küsimus, aga põhimõtteliselt peaks olema pöial meil kuskil terava nuki peal, seal, kus siis reketi käepideme lameosa ja peenikosa saavad kokku ja loomulikult siis pöial hoie. Ja kuna see on spinrull, siis selle rulli eesmärk on saada see pall võimalikult hästi pöörlema. Nüüd etteviskaja, loomulikult mängus meil tuleb ette erinevaid positsioone. Praegu etteviskaja viskas mulle palle väga lähedale. Kui etteviskaja viskab neid palle kaugemale natukene võrgust või mul peaks tulema mängus pall kaugemale võrku, siis mängida tuleks selle nurgaga nii-öelda, kuidas me palli tabame. Mida lähemal me oleme võrgule, seda paralleelselt või samal tasapinnal meil reketi pea on käega. Mida kaugemale me võrgust läheme, seda rohkem peab see reketi pea alla vaatama, selleks, et meil tekiks see edasi lükkav jõud nii-öelda ja pall läheks üle võrgu. Ja. Hetkel ma teen kõike seda asja ilma jalgade tööta, lihtsalt, et näidata seda käe tööd,
mismoodi käsi peaks liikuma. Järgmine paremakäeliste rull, kus paremakäeline saab pallile hoogu juurde anda, ehk siis mis on spin-rull, on eeskäe hoidega, universaalhoidega. Reketi pea liigub paremalt vasakule. Selle rulli puhul on täiesti normaalne, kui pall läheb natukene minust vasakule. Et ma ei pea teda saama otse üle võrgu, või ta võib minna natukene vasakule. Ja ideaalis see pall võiks siis hakata päris palju spinnima praegu. Hoidega tuleb jälle natukene kohaneda, tuleb reketi nurgaga kohaneda, mida lähemal me võrgule oleme, seda rohkem peaks olema käsi ja reket paralleelselt, mida kaugemale me võrgust läheme, seda rohkem peaks reketi pea kukkuma alla. Ja see hoidega mängimine samamoodi olenevalt, kus kohast me seda palli tabame, kas me saame ta siit vasakult poolt või me saame teda rohkem siit paremalt poolt, tuleb natukene seda hoiet jällegi sättida, käega kohaneda, leida see õige lõtvus käe ja reketi käepideme ja sõrmede vahel ja loomulikult natukene kasutada ka õlga, et mitte kindlasti teha randmest, sest siis me mängus tuleme suure hooga kuskilt peale ja see pall ei lähe täpselt üle võrgu. Üks asi, mis rullide puhul kindlasti väärib äramärkimist, on see, et liigutus, millega me palli sulgi keeltega tabame, ei tohiks olla väga järsk. Mida nii-öelda sujuvamalt, aeglasemalt, mida kauem meil see kontakt selle palli nupuga on, seda rohkem see pall tegelikult spinnima hakkab. Kuna meie sees on ka päris palju vasakukäelisi mängijaid, siis me treeneritena peaksime olema võimelised seletama ja õigesti õpetama ka vasakukäelistele spin-rulle, kus reketi pea liigub paremalt vasakule. Ja esimene parem vasakukäeliste spin-rull võiks siis olla tagant käega, see on kõige lihtsam, kus reketi pea liigub paremalt vasakule, hoie jällegi terava nuki peal vasakukäelisel ja selle rulliga siis annab vasakukäeline pallile hoogu juurde, kasutame natukene tervet õlga, samas sõrmed on ikkagi lõdvad ja anname muudkui pallile hoogu juurde. Ideaalis võiks see pall üle võrgu kukkuda siis suled ees, et teda oleks võimalikult raske tõsta. Selline poolkaarias liigutus palli alt läbi, sujuv tabamine, et me sügaksime justkui seda palli nuppu. Kui tahta mängijale sellist head tunnet, palli pöörlemise tunnet kohe pakkuda, siis võikski tegelikult nendest spin-rullidest alustada, sest nendega on kõige lihtsam see pall mõnusasti pöörlema saada, et mängija saaks selle hea tunde, et jess, mul pall pöörleb ilusti ja kukub suled ees. Nüüd vasakukäelise puhul teine spin-rull, millega siis pallile saab hoogu juurde anda, on reketi pea liigub paremalt vasakule eeskäega. Proovime seda nüüd ette näidata. Hoie on meil põhimõtteliselt universaalhoie, jällegi väikeste muutustega olenevalt sellelt, kus kohas me palli tabame. Kui oleme võrgule väga lähedal, siis käsi ja reket on peaaegu paralleelsed. Kui oleme võrgust natukene kaugemal, siis on vaja natukene reketi pea rohkem alla lasta. Jällegi natuke rohkem õlast, et meil oleks stabiilsust löögis sees.
Jätkame nüüd võrgurullidega, kus spinn puudub. Alustame paremakäelisest, kus reketi pea liigub vasakult paremale. Pöial on meil jällegi terava nuki peal. Jah, märksa raskem on seda palli saada ilusti suled ees kukkuma. Millega võib teha sellist poolkaariast liigutust sujuvalt palli alt läbi. Vasakukäelisel siis esimene tavaline võrgurull, kus spinni ei ole, on siis eeskäehoidega, universaalhoidega, reketi pea liigub vasakult paremale. Siit on jällegi raske palli pöörlema saada, suled ees kukkuma, nõuab päris palju tunnetust. Ja ongi meil jäänud 2 viimast rulli, ehk siis üks vasakukäelise oma ja üks paremakäelise oma. Paremakäelistel siis eeskäerull universaalhoidega, kus reketi pea liigub vasakult paremale, spinni ei teki, vaja on ainult hea tunnetusega saada pall võrgule lähedale. Ja viimane võrgurull siis vasakukäelistel tagantkäega, pöial jällegi terava nuki peal kuskil, natukene õlast. Spinni siit võimalik teha ei ole, aga vaja oleks harjutada siis sellist tunnetust, kuidas pall võrgule lähedale saada. Selleks, et kiirelt veel üle selgitada see spinnide loogika, ehk siis milliste rullide puhul meil on spinnrullid ja milliste puhul meil ei ole. Paremakäeliste puhul siis spinnrullid, reketi pea liigub paremalt vasakule eeskäega ja reketi pea liigub paremalt vasakule tagantkäega. Spinni ei ole võimalik teha, reketi pea liigub eeskäega vasakult paremale ja tagantkäega vasakult paremale. Vasakkäeliste puhul spinnrullid eeskäega, reketi pea liigub paremalt vasakule, reketi pea liigub paremalt vasakule. Spinni ei saa teha vasakukäelised, reketi pea liigub vasakult paremale eeskäega ja reketi pea liigub vasakult paremale tagantkäega. Ja selleks, et võrgurull või võrguspinn hästi õnnestuks, peaksime me alati lähenema pallile sealt poolt, kus me saame ka tabada sulgi. Valima selle hoide, valima selle lähenemisnurga, et me saaksime alati sulgedele pihta, sest siis meil on võimalik pall paremini pöörlema saada. Selline oli siis minupoolne võrgurullide lühike biomehaaniline kirjeldus ja mõningad tähelepanekud, millele mina juhiksin tähelepanu, kui ma õpetaksin rulli kellegile. Ma loodan, et te saite siit midagi endale kaasa võtta või kordasite üle, mida te juba teadsite. Ja järgmistes videotes jätkame juba järgmiste teemadega, arendame seda teemat edasi.